Tere Eesti inimesed, olen Ergo ja tegelemas siin videoseeria Eesti Vabariik 100 ideed ja eile tuli mul pähe selline mõte seoses Rail Balticuga, et teha referendumi äpp. Täna Eestis on selline seis, et referendumi tegemiseks on vaja Riigikogu otsust, et seadus teisiti ei võimalda. Aga referendumi äpiga on võimalik selline lahendus teha, et selleks ei ole vaja Riigikogu otsust, et kas mingit tähtsat otsust vastu võtta või mitte, vaid selleks on lihtsalt vaja üles laadida sinna riigi jaoks tähtis otsus, näiteks Rail Baltic, kas teha, mitte teha või siis teha see teisel kujul. Ja inimesed saavad sisse logida sinna ID-kaardi või mobiil-ID-ga, lugeda selle otsuse tegemiseks vajalikke poolt ja vastu argumente, vaadata läbi videosid ja kuulata erinevaid kommentaare ekspertidelt ja siis vastavalt sellele ka siis otsus ära teha. Ja mis see siis nüüd annab, on see, et see annab kõvasti demokraatlikku mõõdet juurde ühele otsusele, mida riik vastu võtab. Ja selles mõttes on see kuidas ma ütlen, rahvale nagu kasulik. Sa saad teada, mida rahvas arvab sellest, mida rahvas ei arva sellest ja sellel on olemas ka nagu isikuline tagataust, sest mobiil-ID või ID-kaardiga on teada, millised isikud on hääletanud ja mida nad on hääletanud. Et seal ei saaks tekkida vassimist ja valetamist. Nii et minu järgmine idee ongi väga lihtne, et teha referendumi äpp, mida saab siis veebikeskkonda üles panna või siis ütleme nutitelefonide näol äpina. Sinna saab panna tähtsa otsuse, valikud ja inimesed saavad sisse logides neid valikuid teha ja samas on teada, kes neid valikuid on teinud. Nii et need inimesed, kallid inimesed, kui teile see idee meeldib, kirjuta alla kommentaarium või oma kommentaar, arvamus, mõte ja näeme jälle varsti järgmise idee juures. Aitäh!